Kätte on jõudnud kauaoodatud suveaeg, koolivaheaegade aeg. Paljudes omavalitsustes alustasid tööd laste suvelaagrid. Kultuuri- ja huvikeskuse lastelaager Jõhvikas avas sellel aastal samuti juba 11. korda oma uksed. Esimeses vahetuses on sellel aastal rekordarv lapsi, üle 150 lapse. Laste suvelaager on sellise populaarsuse Jõhvi ja Kohtla-Järve elanike hulgas saavutanud tänu laagrimeeskonna loovale tööle. Iga päev toimuvad siin temaatilised konkursid, väljasõidud, kontserdid ja kohtumised huvitavate inimestega. Eriliseks teeb selle laagri ka see, et lapsi juhendavad gümnaasiumiõpilased ja üliõpilased. Aastate jooksul on laagris puhkajad külastanud kodumaakonda ja teisi Eestimaa paiku. Erilist tähelepanu osutatakse oma maakonnale, kuna paljud lapsed ei tunne Ida-Virumaa vaatamisväärsusi ja ajalugu. Vaatamata sellele, et väljasõitudeks vajatakse koguni 3 bussi, ei tee suvelaagri organisaatorid sellest suurt numbrit, sest peavad väga tähtsaks laste silmaringi ning teadmiste pagasi täiendamist. Linnalaager Jõhvikas on elanike hulgas populaarne ja see teeb rõõmu, kuid igal heal asjal on ka omad vead, mis murelikuks teevad. Lisaks kitsastele ja umbsetele ruumidele tunneb linnalaager puudust väljakutest, kus ühisüritusi läbi viia. Muidugi ilusad ilmad lubavad üritusi linnatänaval või looduses läbi viia. Kui aga ilmad vihmaseks muutuvad, algavad probleemid ruumidega, kus lastega erinevaid üritusi läbi viia. Selle koha pealt on laagri korraldajad väga pahased, sest on sunnitud suuremaid üritusi nagu linnalaagri lõpetamine läbi viima ööklubis Discovery. See on endine ööklubi Kruuso, mis asub Jõhve kaubanduskeskuse parkla korrusel.